Katsetasin Tyloni musta käsitsi värvitavat riidevärvi ja jäin tulemusega väga rahule. Nüüd värvin puuvilla ja lina materjalist püksid patika tehnikas ploomi lillaks. Tyloni käsitsi värvimise riidevärv kinnitub kõige paremini kangastele nagu puuvill, lina ja viskoos. Sünteetilistele materjalidele värv külge ei hakka, sealhulgas niidid. Täpsem info on kirjas värvipaki etiketil. Iga selline värvipakike on kuni 250 grammi kanga värvimiseks. See on siin märgitud. Seega ühest värvipakist jagub umbes 2 T-särgi värvimiseks. Arvestada tuleks ka värvide segunemisega. Näiteks kollane särk ja sinine värv annavad rohelise tulemuse. Kangad peavad olema enne värvimist pestud, näiteks tootmisjääkidest ja plekkidest. Mina katsetan patika tehnikat ja jätan sellepärast püksid kuivaks. Kuid ühtlase tulemuse saamiseks on kindlasti tarvis kangas täielikult märjaks teha. Kasutan kaalu, soola, paela, kindaid, väiksemaid anumaid ja suuremat anumat ja loputamiseks vanni. Täidan mõõtenõu 500 ml sooja kraaniveega, umbes 40 kraadi. Kallan kannu, milles hakkan värvi segama. Puistan värvipulbri sooja vette. Segan väga korralikult. Anumasse, milles värvima hakkan, panen sooja kraanivett, 6 liitrit. Ühe Tyloni värvipaki kohta on vaja 250 grammi soola. See on umbes 10 supilusikatäit. Puistan soola vette ja segan korralikult. Sool kinnitab värvi kangasse. Nüüd lisan värvisegu ja segan korralikult läbi. Panen kokku seotud püksid värvivette. 15 minutit tuleb värvivedelikku pidevalt segada. Ühtlase värvi saamiseks peab riie märg olema. Katsetan ühe väikese valge riidelapiga ühtlast värvimist. Poetan selle siia pükste juurde. Kui 15 minutit on pidevalt segatud, jätan riided vette ja käin aeg-ajalt 45 minuti jooksul värvivett segamas. Praeguseks on riided värvivees ligunenud kokku tund aega. Järg on loputamise käes. Pigistan värvi vähemaks ja eemaldan pükstelt nööri. Loputada tuleb kindlasti külma veega ja palju kordi. Loputasin väga-väga palju kordi, kuid vett päris selgeks ei saanudki. Värvimuster igatahes juba paistab ja ploomipunane värvilapp vastab ootusele. Värvitud riided pesen pesumasinas koos teiste punast värvi riietega puhtaks. Panen trumlisse ka valge lapikese, et näha, kas värvitud riided annavad värvi. Pesen õrnalt 40 kraadi ja väheste pööretega. Kuivatan pesurestil. Etiketil on kirjas, et hoida eemal otsesest kuumusest ja päikesest. Värviproovilapp on ka hästi välja tulnud.
valge lapike, mille pesumasinasse punaste riiete vahele panin, on endiselt valge. Polegi värvunud. Kõige rohkem meeldib sellise värvimise juures üllatusmoment. Põnev on tulemust oodata. Küsimused võid kirjutada kommentaaridesse. Aitäh vaatamast, likei ja subscribe'i!